väga meeldib, et selle inimliku poolega Jumal on teinud täieliku lõpparve ja seda ka sõnas on hästi palju, on seda sõnas väljendatud, sest ma ikka kordan seda, et nii kui meie pilk või meie tegevus selle inimliku poole peale läheb, siis see kuidagi avaldub meie niisuguses mingis inimlikus kaoses. Igal juhul see tekitab sellist negatiivset enesetunnet. Igal juhul see ei ole Jumala riik, mis on siis rõõmutsemine, ilutsemine, tänulikkus. See pigemini on ikkagi siis selline, ühes raamatus oli selline ilus väljendus, kus ma olen norus või kus ma olen nende sellises väikseks olemises ja kus ma mõtlen, kas ma ikka kõlban, kas ma ikka olen piisav. Et jah, see on hästi huvitav, et teda vaadeldes, teda imetledes, siis tuleb esile meie elus nii nagu tema on, kui me niimoodi väljendame. Ja meid on kõiki kutsutud siis tema elust lihtsalt osa saama. Ja see mõtteviis, et ma pean olema nüüd piisavalt kuidagi hea või kõlbulik, ei kehti enam. Sest et on vaja ikkagi vaadelda tema jõu demonstratsiooni, tema võidukäiku, tema seda aegade korraldust, mida ta siis teostas. Ja vaat selles me leiame ennast nüüd ülendatud, selles me leiame, et kõik on väga hästi, selles me oleme armastatud ja selles meid on kutsutud nüüd kõigest sellest jumalikust heast osa saama. Ja see on vahva, et Jumal on oma suuruses ja oma aegade korralduses sind väärt arvanud olema ülendatud ja kõik on väga hästi. Selles maailmas on kõik asjad inimliku väe ja võimu läbi ja seal nüüd väga paljud ei suuda. Ja kuidagi me kanname selle üle ja mõtleme, et see on ka Jumala riigis, aga Jumala kuningriigis ei ole mitte midagi inimliku väega võimu läbi. Nii et selles mõttes ei ole põhjust nutta. Selles mõttes on põhjust rõõmutseda ja ilutseda, et meil kõigil on lootust. Aga ma ei tea, ilmselt see on maailma mõtteviisi kaudu, on see ikkagi jälle tulnud ka sellesse alasse, et ma pean nagu midagi olema või keegi olema, vaid sõna ütleb pigemini, et inimlikus nõtruses vägi saab, tuleb esile. Tema võit tuleb nõtruses. Aga mida ma siis kõige rohkem oma elus vihkan, on nõtrus inimlikkuses. See on kummaline, vaata meil on nii palju meie elus niisugust vastuolulisust, sest et me ikkagi mõtleme, et kui ma olen nagu, ja seda nii palju ka õpetatakse, niisugust inimlikku tugevaks olemist, et siis ehk siis meil on lootust. Aga Jumala kuningriigis ei käi need asjad meie tugevuse läbi, vaid Jumala kuningriik on ehitatud tema jõutugevusele. Ja nüüd leping on see, et sind on kutsutud sellest jõutugevusest osa saama. Ja mulle nii meeldib, et see leping, mis ta nüüd Kristuses tegi, on, ma just tohutult seda rõhutan, et see on ühepoolne.
Sest meil nüüd ei olnud mitte midagi anda. Mis meil anda oli siis kaos igas mõõtmes. Ja seda kaost ei ole mõtet üldse mõõta ega sellele ei ole vaja üldse väga palju tähelepanu pöörata. Selle tema korraldas ära ja selles issanda päevas on meil nüüd põhjust vaadelda seda taevast pakkumist, millega ta on tulnud siis meie juurde ja meie poole ja see on täna kõik pandud toimima usu läbi Jumala väesse. Et see on ja sinna selle laua äärde siis on kõik kutsutud. Kuigi seda nagu me tihtipeale väljendame, et kõik on kutsutud, aga kui siis ikkagi tulevad need inimlikud puudujäägid ja niisugune inimlik puudulikkus tuleb esile, siis me juba arvame tihtipeale teistmoodi. Aga see on üks tohutu võimas asi, see lepingu küsimus, et tema siis arvas meid väärt olema selles täiuses, selles suuruses, selles päästatud seisundis. Ja ma alati rõhutan seda, et meie omapoolne osa ei ole mitte midagi sellele juurde lisada. Aga see on nagu hästi huvitav. Ma ei tea, kas ma saan seda niimoodi väljendada, aga seadusest tulenev mõtteviis alati püüab sellele juurde lisada. Ja sellepärast me ka inimlikkuses tunneme nagu mingit puudujääki. Et kui inimene oma inimlikkuses mõtiskleb, siis alati on just seadusest tulenevast mõtteviisist mul mingi puudujääk. Et ma justkui pean alati nagu parem olema, aga see ilu ja see suurus, mis on nüüd selles lepingus, millest me räägime, on ainult tema elu. Ja sind on väärt arvatud olema osaline tema eluga, sind on ühendatud tema eluga. Sellepärast see näide ka viinapuu okstest on väga võimas, et sa oled nüüd üks tema enda olemisega ja kõik endised asjad on möödas. Need on lihtsalt lõpetatud ja nüüd mida rohkem ma hakkan seda tunnetama, see hakkab kohale jõudma, seda rohkem ka nüüd see mõtteviis uueneb ja seda vähem nüüd ma satun sellisesse paika, kus minu mõtteviis on siis seadusest lähtuv. See on hästi huvitav, et igas hetkes, kui ma mõtisklen seadusest lähtuvalt, ehk me võime ka nimetada kirjatähest lähtuvalt või kirjatähe teenistusest lähtuvalt, iga kord see röövib minu rõõmu, minu rahu ja alati ma tunnen ennast natukene pahasti, ma ei ole piisav. Aga taevas niisugust asja ei edasta. See on minu enda mõtteviis seadusest lähtuv, et ma ei ole piisav. Aga kui ma nüüd avastan selle vaimu mõtteviisi, siis ta ütleb ju ka, et see on elu ja see on rahu. Ja see on nii võimas, et me kõik, ükskõik mis meie pärand ja päritolu ja suutlikkus ja
ja mis me oleme iganes esivanematelt saanud ja pärinud, need asjad on ta teinud olematuks. Ja kõik on kutsutud sinna laua äärde sööma, jooma, võtma armu ja küllust armu peale ja täiuse peale. Et see on midagi nii vahva ja see Jeesuse Kristuse tunnetus on midagi nii võimast, et seda tuleb nagu ära tunnetada, seda tuleb kätte saada, et sa oled nüüd tema toimimine, tema tegevus, tema hääl, kõik. Ma võtsin juhuslikult eile ühe raamatu lahti ja seal oli just see väljendus, mis mulle väga meeldis, just kui issand oleks kohe jälle uuesti meelde tuletanud, et meid ei ole kutsutud temast tunnistama, vaid meid on kutsutud tema hääleks. Ehk meid on kutsutud tema tegevuseks. Ja see on nii suur vahe, sest me oleme ikka nagu kahes olemises. Noh, see on niisugune mõtteviis. Aga kui ma nüüd avastan, et mind on vormitud tema ülestõusmises, tema enda elu olemiseks, siis seda on vaja nüüd tunnetada, seda armu ja küllust on vaja õppida, vastu võtta ja aru saada, et kui ma olen nüüd temast sündinud, temast ilmale tulnud, siis on minuga kõik väga hästi. Kuigi jah, minu mõtteviisiga ei ole kõik veel, ütleme siis väga hästi, aga nüüd selle vaimse pärandiga on kõik väga hästi ja nüüd mind on kutsutud lihtsalt ka, et mu mõtteviis hakkab tervenema, hakkab paranema, hakkab muutuma ja selle läbi seda rohkem kõik see jumalikkus saab voolata. Nii et see on hästi vahva. Ma lihtsalt võtaksin võib-olla mõned siit mõtted ja kogu selle asja eesmärk on vaadelda, kui suure õnnistusega Jumal Isa on sind õnnistanud. Jah, ma saan aru, et siin on väikesed käärid ja väikesed käärid on just selles osas, et me ikkagi mõtteviisis veedame mujal ehk seadusest lähtuvalt ja sellepärast meie ka tunded ja meie vaimsed kogemused on nagu kahesed. Aga me oleme kindlasti kõik juba mingil määral liikunud selles suunas, et meie mõtteviis järjest muutub väelisemaks, tervemaks ja me üha enam kogeme kuningriigi olemust selle mõtteviisi tõttu ja pimedusel, ebaseaduslikkusel on üha vähem võimalust sisse pääseda, sisse tulla, meile tuua esile just seda ebaseaduslikkust. Nii et see on tegelikult hästi vahva. Ja sellepärast on nii tähtis just uurida ja ära tunnetada. Nüüd küsimus ei ole isegi nendes sõnades, sest kuningriik ei ole sõnades. Kuningriik on väes, et ma tunnetan ära selle õnnistatud seisundi, millesse mind ja sind on kutsutud. Ja see on kohe kindel, et me ei pea mõtlema enam endistele asjadele ehk sellele vanale tasandile, mis meid veel natukene tihtipeale kõigutab. Aga siin ta ütleb niimoodi, Kolossa kiri 2. peatükk ja 9. salmi siit edasi. Lihtsalt on vaja nagu
et me imbume läbi sellest lõpetatust, sellest korda saadetust, mis ta on nüüd teostanud sinu vaimsesse olemusse. Ja nüüd siin ei ole küsimust praegu sellest, kuidas ma ennast niivõrd tunnen. Vaid siin on nüüd see, et ma hakkan aru saama, et ma hakkan ära tunnetama, ära mõistma seda päästatud seisundit, kelleks ta on mind siis sünnitanud. Ja seda tuleb ka nüüd oma südames uskuda, oma suuga välja rääkida tihtipeale, et võtta nüüd see tõeline positsioon. Nüüd 9. salmis siin on väga vahvalt on öeldud, sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult. Ja nüüd sina oled saanud osa tema täiusest. See on väga võimas. Kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. Nii et sa oled täiesti saanud sellest täidetud. Temast te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega. Ja see on nüüd jälle hästi tähtis, et tema kõrvaldas kogu selle, teistes väljendites on patuihu, surmaihu, siin on väljendatud lihaliku ihu äraheitmisega. Et sinul ei ole mitte enam vaja seda tasandit meenutada, see on ära heidetud. Ja siin ta ütleb väga ilusasti, ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega. Kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse. Mulle on see nii tohutult see sõna nagu kõnetab. Ma olen seda enne ka väga palju lugenud, aga sellest hetkest mind on potentsiaalselt määratud ja kutsutud tema päästatud seisundisse. Nüüd siin ei ole jälle tegemist minu niisuguse hinge kogemusega. See on päästatud seisund selle tõttu, et ta äratas Kristuse surnust üles. Ja siin on nüüd kõik uueks saanud. Siin on jäägitu puhtus, jäägitu õigsus, jäägitu täiuslikkus. Just ma Philippi kirjast lugesin, et asetada meid oma palge ette täiuslikkuses. Nii et vaata, see on jälle niisugune asi, et mida rohkem nüüd vaimne nägemine mulle kohale jõuab, seda rohkem ma saan ka endasse teistmoodi suhtuda. Ja see on nii oluline, sest pimedus, vaenlane püüab kogu aeg avaldada survet meie mõtteviisi kaudu, et midagi on pahasti, midagi on valesti, midagi on ebatäiuslik. Ja seda nagu ka, ja ma saan aru, et ka väga paljude arusaamine lähtub väga palju meie tegudest, meie sellest vanast olemisest. Aga see on nii võimas väljendus, kui me natuke süveneme ja mõtiskleme, et kogu patuihu, kogu lihalik tasand on ära kõrvaldatud, ära heidetud tema surmas. Nüüd me kristlastena kindlasti kõik tahaksime kogeda. Ja me kogeme ka, kui Jumala lähedus tuleb meie ellu. Vaata, kui hästi sa ennast tunned. Sa koged puht füüsiliselt, tunneliselt, kui hästi sinuga on. Ja tegelikult nüüd, kui see
kogemus lahkub, tegelikult ka edaspidi on kõik väga vahvasti. Aga kuna mu kogemus siis seda nii ei kinnita, nüüd vaenlane tuleb ja ütleb meie mõtteviisile, et näed, seal ei ole päris kõik hästi ja mis iganes vaenlane meile väga erinevalt räägib. Ja ma lihtsalt usun valet ja see ka enam hakkab mu enesetunnet mõjutama allapoole. Sellepärast mulle tohutult meeldib, kui Paulus ütleb vanglas olles, ta ütleb rõõmutsege, ilutsege, olge tänulikud, iga olukorra sees ole tänulik. No ma saan aru, et see on kasvamise küsimus ja see on kõigile meile väljakutse. Aga nüüd küsimus ei ole isegi need olukorrad, sest Jeesus ütleb ühe väga võimsa väljendi, mina olen selle maailma ära võitnud. Ja nüüd kogu see potentsiaal on sinu sees, et sa võiksid käia võidus. Isegi kõige katkisema pärandiga, isegi kõige armetumas, ma räägin praegu inimlikkusest, kõige armetumas olukorras on sind kutsutud käima selles täiuslikus võidus. Aga just see põhiline asi, mida ma nii tohutult tahaksin iseendale rääkida ja meile kõigile, on see, et millele ma nüüd vaatan ja mida ma usun. Ja see on nii kerge just, et me oleme olnud seadusega nii palju seotud ja meie mõttemallid on selles, sellepärast ja sõna ütlebki, et kirjatähe teenistus on surmaamet, hukkamõistu teenistus. Ja see mõtteviis ikkagi nii salakavalalt, ma ei tea, kuidas see, ma saan aru sellest, ma olen jälile natuke jõudnud, et natuke tegeled oma inimlikkusega ja sa ei ole piisav. Ja seda öeldakse teinekord ka vaimulikus osaduses, et sa ei ole oma tegude poolt piisav. Aga me ei peaks selle valdkonnaga enam absoluutselt tegelema. Sellepärast vaata see sõna ütlebki niimoodi, ma loen korra veel 11. Temast te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu ehk patu ihu ära heitmisega. See on ära heidetud, see on kõrvaldatud Kristuse ümberlõikamisega. Ja nüüd mul tuleb vaadelda tema tegu, tema aegade korraldust, tema võidu demonstratsiooni, tema võidu suurust. Ja kui ma seda vaatlen, sõna ütleb, kes katmatu palgega vaatleb seda, see muutub aust ausse ja väest väesse. Ja sellepärast on üks kõige suurem väljakutse, et kui ütleme, ma väljendan seda, et inimlikkuses on nüüd midagi läinud sassi või midagi on valesti, siis ometigi ma jään igas hetkes selle vaimutunnistuse juurde, mis on siis tema igavikuline korraldus, mida tema teostas Kristuses. Ja sind on nüüd sellest hetkest asetatud temasse. Kõik, mis on tema oma, on sinu oma, on sinule kuuluv. Ja nüüd see on üks selline käimine, kus meid issand õpetab ära heitma kõik endised asjad. Nendel ei ole enam seaduslikust meie elust kinni haarata. Aga seda ei tule keegi teine ära heitma, kuivõrd ma pean ise selle seaduslikkuse ära tundma ja selle seaduslikkuse läbi kõik, mis on ebaseaduslik, selle ära saatma. Ja kõik see ebaseaduslik,
tavaliselt kõik, mis seadusest lähtuv mõtteviis meile veel räägib, on alati vanast inimesest lähtuv. just sellest lähtuv, mis vaata, ta ütleb siin lihaliku ihu äraheitmisega ja kogu vaenlase tegevus on sellele suunatud, sellele tegevusele. ma natuke, ma ei saa väga selgelt praegu seda väljendada, aga see mõte on väga lihtne ja väga selge. Et sa ei ole enam see, mida ma tihtipeale inimlikkusele vaadates endast tunnistan. sa ei ole enam see, sest tema kehtestas uue seadusandluse oma verega, oma elu hinnaga. ja sellepärast taevas kuulutab sulle selles ajas häid uudiseid. ja sellepärast kui ma lugesin Philippi kirja, siis seal oli nii palju seesugust väljendust, et hoida kinni evangeeliumi lootusest, jääda selle evangeeliumi tunnistuse juurde. Seesuguseid väljendeid on hästi palju. aga meie meel ei ole veel täna nii terve või nii treenitud või nii küps, et kogu aeg selles püsida. ja sellepärast ma näen nii selgelt, kuidas meie hinge veel tuleb sisse pettust, niisugust kogemust, mis ei peaks enam tulema. sest sind on alaliselt kutsutud tema kuningriigis liikuma, tema kuningriigis toimima, isegi kui me satume võib-olla ükskõik missugustesse olukordadesse, me ei peaks enam laskma sellel ennast kõigutada. aga see on väljakutse, see on kasvamine, see on õppimine. ja nii, et selles mõttes on vahva ja sellepärast 12 salm ütleb edasi, et kui teid koos temaga ristimises maha maeti. vaata, see on nii, vaata mind see nii puudutab ja mu süda on sellest nii haaratud. kõik pimeduse vale, ma seda nii palju tahaksin rõhutada, kõik pimeduse vale tuleb just selles suunas, mis on maha maetud. sellepärast, kui hingevaenlane midagi ütleb, siis ta ütleb alati valesti. ta ütleb alati ebaseaduslikult. ta ütleb alati selle inimese suunas, mille sa tegelikult usu läbi matsid maha. ja me ei ärata enam surnud ülesse. see on igavesti maha maetud, see on igavesti surmatud, see on igavesti lõpetatud. ja kui nüüd vaenlane avab oma suu või ta midagi minu meeltesse räägib, siis ta alati räägib selles suunas. vaata, kes sa oled, vaata, mis tegid, vaata, mis juhtus, aga see on kõik lõpetatud. see on kõik maha maetud. ja sellepärast ta ütleb, et sellepärast sõnas on hästi palju niisugust väljendit, kui meid üles äratati Jumala väesse. sind on äratatud tema väestatud seisundisse. nüüd siin ei ole pistmist midagi sellega, kuidas ma ennast parasjagu tunnen. siin on olnud tema tegu, tema ülestõusmise väekorraldusega ja sa oled nüüd väestatud seisundis, kus kõik on uueks saanud, kus kõik endine asi on lakanud olemast. sa oled ühinenud sellest väestatud seisundist tema enda elu olemisega. ja see on nüüd tema leping, mis isa tegi oma pojaga. ja sind asetati temasse. ja sellepärast sul ei saa täna olla mitte midagi halba. mitte midagi, mis sind hukka mõistaks. mitte midagi, mis sind süüdistaks. sellepärast sõna ütleb, ma olen seda korranud, et kui peaks ka olema, et minu süda või sinu süda mõistab sind hukka, siis sellepärast on see väljend on öeldud, aga isa
vägi või isa toimimine või isa korraldus on suurem kui sinu süda. Ja kujuta ette, selles päevas ei peaks enam mitte üks hetk. Kujuta ette, kui võimsalt isa on korraldanud oma suuruse, oma võiduväe tegevuse. Et sul ei ole enam põhjust mitte kordagi ennast hukka mõista, süüdistada. Vaatamata isegi sellele, kui meie meelealad ei ole veel paigas ja kui midagi on ka juhtunud valesti või pahasti. Sest et sellega ei muutu see vaimne reaalsus. Sellega ei muutu leping, mis isa on Kristusega teinud. Kujutage ette, kui väeline see on üks kord ja igaveseks tehtud. Kus mind ja sind on asetatud tema ausse, tema väesse. Sulle on antud igavene pühitsus, igavene õigsus, igavene vaimne seisund, mis on tema, on sinu. Aga nüüd, vaadake, ma ei suuda, ma seda kordan hullumeelselt, aga minu meel ei saa veel täna sellest aru. Ja mingil määral ma tegelen veel sellega, mis on kaoses. Ja nii palju ma saan veel lööke. Nii palju ma veel täna kaotan Jumala riiki, mis on rõõm, mis on rahu, mis on õigsus. Ja see on huvitav, et kui on meie elus kõik hästi ja Jumal on kasutanud ja tema lähedal olu on, siis ka meie mõtteviis on rohkem paigas. Sest siis on lihtsam uskuda. Sest ka minu tunne räägib, et hästi on. Kristuse veri on mind puhastanud. Ta on oma ihuohvre läbi mind ükskord ja igaveseks pühitsenud jäädavalt, lõplikult. Siis on väga lihtne uskuda, sest mu tunne on see. Aga nüüd teises hetkes, kui mu tunne ei kinnita seda, on see kõik jätkuvalt toimiv. Meie olukorrad ei muuda, ei tühista seda. See on nii võimas, et see on jäädavalt, see on lõplikult kehtestatud minu ja sinu ellu. Ja see on, sellepärast nagu väga seda rõhutan, et kõige suurem väljakutse on just misuguses, ütleme siis hinge madalseisusest. Lihtsalt ma otsustan seista. Lihtsalt ma otsustan seista tões, tõe sõnas. Ma võtan oma meeled tõe ja õigusega. Võtan ennast tõe soomusrõiga. Ja nii edasi. Ja ei tegele mingi nõrkusega, ei tegele mingi inimliku poolega. Sest see on ära saadetud. Tõsiasi on see, mis tema on kehtestanud ükskord ja igaveseks. Ja sellepärast on nii oluline just seda mõista, et sind on ristimises maha maetud. Kõik see asi, mida hingevaenlane kogu aeg sossib ja kus ta püüab, et meie meeled ja meie mõtteviis sellega veel tegeleks. Sellepärast on nii tähtis sõna kanda oma elus, tunnetada seda saladust, et see on läinud. Ja siin ütleb, et ristimises maha maetud ja koos temaga üles äratatud usu läbi. Vaata, see mulle nii meeldib, usu läbi tema väesse. Tema väestatud seisundisse. Ja see väestatud seisund ei lakka mitte hetkeks. Vaat see on, ma saan aru, et ma väljendan seda, aga ega ma ei saa sellest lõpuni veel ise ka aru. Sest kui ma saaksin sellest lõpuni aru, siis ei saaks
ükski pimeduse rünnak enam mitte kuskile. Vaat Jeesus sai seda öelda enne kui ta läks, ütles, et pimedus tuleb. Ja ta ei saa minust mitte kui midagi. Sest tema meel oli uuendatud. Ta väga selgelt teadis, mõistis. Aga mina võin täna veel mingis segaduses olla petetud. See on huvitav teema, kui ma hakkan seda nagu ära tunnetama. Ma väga puudulikult praegu seda väljendan. Aga see point, sellele pointile on vaja nagu pihta saada. Ja see on niivõrd võimas, et see õigsus ei ole sellisel viisil, et kui on kõik hästi, kui meie elus on kõik hästi, ma natukene olen hullumeelne just selle koha pealt, et me läheme läbi olukordadest. Ma mõtlen, kus mu enda isiklikus elus ei ole kõik väga hästi või kus minu kogemus ei kinnita seda, ei tunnista seda. Aga täna ju sõna ütleb väga selgelt, mind ja sind ei ole kutsutud käima nähtava reaalsuse järele, vaid meid on kutsutud käima ja kõndima nähtamatus reaalsuses. Ja iga kord, kui vaenlane tuleb, siis alati ta püüab. Ta kasutab seda nähtavat kogemust ja petab. See on nii hämmastav ja sellepärast Korintuse kiri ütleb, et kui me käime tões, siis kõik see, mis on ebaseaduslik, see kõik tuleb vangi võtta Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Ja sellepärast on nii oluline mõista seda seaduslikkust, mille ta kehtestas minu ja sinu heaks. Ma olen sellepärast pöörane, ma ei suuda praegu seda võib-olla nii hästi väljendada, aga see kõige vaimustavam asi, mis minu südant nii pööraselt puudutab ja ma ei oska seda, ma ei suuda seda nii väljendada, et Jumal Isa on meid absoluutselt kõiki armastanud igavese armastusega. Ja siin ei mängi rolli meie inimlik suutlikkus. Ma saan aru, et siin võib vastuolu tekkida ja ma saan aru, kui keegi nüüd väidab midagi vastupidist. Sest küsimus ei ole ju üldse enam meie inimlikus võimekuses. Kõik on täna ehitatud Kristuse surmale, kus on tehtud lõpparve inimlikkusega. Nüüd mina nutan ennast ja mu süda mõistab hukka. Aga tema on oma surmas lõpetanud selle. Sellepärast vaata see sõna on huvitav, ma kordan seda, et tema on oma ülestõusmises ja surmas suurem kui minu süda, mis mind hukka mõistab. Kui palju ma nutan ennast, eriti veel, kui ma olen mingi katkise päritoluga, katkise pärandiga, siis tegelikult meil Jumala lastena, oleme ausad, ei olegi mitte midagi muud teha, kui hommikust õhtuni nutta. Kui me oleme lõpuni aus seaduse suhtes. Aga tema armastuse tegu on kõik selle lõpetanud. Et mitte mingisugust nuttu, mitte mingisugust halamist,
mitte mingisugust madalat enesehinnangut, mitte mingisugust rohutirtsu mentaliteeti. Mina ja sina, me oleme taevased olendid, ülendatud kõrgustesse, ülendatud, päästatud seisundisse, kus kõik see, mis on lahutatud, saab kuulma Jumala häält ehk Jumala korraldust. Sest kõigil on silmad ja kõrvad kuulmaks isa häält, sest tal on aeg elada. Ja see on nüüd, sellepärast on nii oluline ära tunnetada see arm, mis taevas on korraldanud. Ma väljendan seda hulluna, andke mulle andeks. Kõige viletsama heaks. Kõige läbikukkunuma suhtes. Sest seda ala ei eksisteeri enam. Nüüd see ala eksisteerib inimlikes meeltes. Ja me tihtipeale, lähtuvalt vaimulikust kasvust, oleme meelte segaduses. Sest miks ma pean kedagi mõõtma? Mis asi on see mõõtmine, millega ma teist mõõdan? Meie meeled. See on meel ja see on tegelikult pimedus. See meel ju töötab selles valdkonnas, et ma eeldan, et ma ei ole maha maetud. Et ma ei ole ühes Kristusega surnud. See on kaos tekitav. Need kaalud ja mõõdud, mis on meile antud või millega me toimime üksteise suhtes. See on nii kuratlik, see on nii hävitav. Ja sellepärast on nii võimas, on ära tunnetada see lihtne fakt, nagu me lugesime, et lihaliku ihu ära heitmise tee. See on üks võtmesõna, ma saan aru, et me kõik teame seda. Aga ühel hetkel, kui see sõna talletub, kui see sõna himbub, mida on pimedusel veel öelda minu või sinu ellu? Tal on kõik relvad võetud. Ta on tehtud täielikult, totaalselt avaliku pilke aluseks. Ja sina võidutsed selles ainsas elus kuningana Kristuse läbi. Ja see on ette nähtud. Ja ma olen pööraselt, mu süda pööksub issandale ja ma olen kui väike poisikene. See on kõigile kuulub. Kõige viletsamale. Ükskõik, ma räägin pööralt, et ükskõik kui palju ma elus asju koliseb ja veel, vaata, ma väljendasin eelmine kord ka, kui ta ütleb, et teeb meie sureliku ihu elavaks. Ükskõik kui palju veel täna minu elus seda surelikkust veel eksisteerib. See ei kehti, sest see on määratud elule. Selle väe tõttu, millega isa äratas Kristuse surnuist üles. Ja sellepärast ma ei suuda seda edasi anda, aga ma saan aru, et küsimus ei ole minu sõnades. Küsimus on sinu südame silmades, sinu südame kõrvad on määratud kuulma issanda häält. Sest vaata siin ta ütleb selle, et ühes äratati usu läbi Jumala väesse. Ja see on sinu seisund. Väestatud seisund. Ja ma saan aru, et nüüd ma vaatan oma inimlikkuse peale. Ja kus on? Vaat see on nüüd, et me oleme veel meelde segaduses mingil tasandil. Aga me ei peaks enam vaatama, see on rangelt keelatud. Sellepärast selles Vaismaa loos ongi, kui ma vaatan valesse kohta, siis surm valitseb. Aga sind on kutsutud elule. Ja sellepärast see väljend on nii võimas mu vaimu läbistanud, et sul on määratud elada. Ja see ei ole
siin ei ole tegemist inimliku suutlikkusega, siin on tegemist tema korraldusega, siin on tegemist tema imelisusega. Siin on tegemist, mida silme ole näinud ja kõrvele kuulnud, mis ei ole ühegi inimsüdamesse tõusnud. See on tema seadusandlus, millega ta on tulnud siia maa peale, sest ta on midagi kehtestanud oma elukorralduse läbi. Kui ta tegi lepingu nüüd oma pojaga ja isa asetas kogu inimkonna Kristusesse. Nii et see vaimne pärand on midagi nii kaunist, et sa võid lihtsalt tema troonisaalis ilutseda ja juubeldada ja hõisata ja öelda, isa, sa oled imeline. Isa, sa oled midagi võrratut, mida selles maailmas ei eksisteeri. Sa oled midagi nii suurt korraldanud ja mina kuulun sellesse ja mina kõnnin selles ja mina lendan selles ja kogu sinu enda elu minu kaudu on voolamas sellele maale ja see maa saab elustatud selle väe tõttu, sest sellel maal on aeg kuulata oma looja häält, tal on aeg elada vaatamata kõigele segadusele, mis nähtavast ka ei eksisteeri. Sind on kutsutud kuulutama elusõna. Lendu kõrgustesse. Sest sa valitsed ühes Kristusega, selles ainsas elus. Sellepärast sinu hääl on tema hääl. Sinu elu on tema elu. Kõik, mis on tema, on sinu oma. Ja see on määratud sellel maal kõndima. See on määratud, et need pilved annavad oma vihma sellele maale. Sellepärast see maa on sinu tõttu õnnistatud. See maa on ülendatud selle tõttu, et sina elad ja sina kõnnid sellel maal ja sina vabastad oma sõna, mis on sinu sees, sinu suus ja sinu südames sellele maale, selle maa üle, olukordade üle, sest see on elusõna, see on tema loov vägi, mis elustab, mis toob surmast ellu. See on väeline, missuguseks imeliseks olendiks ta on sind vorminud ja sellepärast, vaadake, sellepärast ta ütleb, et sind on asetatud tema väesse. Ja sellepärast on nii, see on kõikjal sõnas, kui ta räägib Kristuse surmast ja tema ülestõusmisest, siis alati ta mainib, et see on tema väesse. Ja see ei ole sinu inimlikkusest üldse. Mitte midagi ei ole siin inimlikkust, sest mismoodi see saab enam inimlikkust olla, kui see on surmatud, kui see on maha maetud, kui see on lõpetatud, kui see on igavesti läinud, siis me räägime uuest ajastust, tema kuningriigi väe toimimisest ja sind on ülendatud sellesse väesse vabastama Jumala au, Jumala väge, tema enda elu. Ja sellepärast me ei pea kuulutama inimeste ellu, et nüüd sa pead siin ennast nutma ja ennast pahasti tundma, et sa ei ole olnud piisav, vaid teise Korintuse kiri ütleb niivõrd armsasti ja võimsalt, et meil on lepitussõna sellele maale. Sind on lepitatud, sind on armastatud, sa oled saanud uue nime, sa oled saanud ülenduse, endised asjad on lakanud ja keegi ei meenuta enam neid asju, mis on läinud. Sellepärast see prohvet Jesaja juba ütleb, ära meenuta oma lesepõlve teotust, ära meenuta enam kõike. See on sümboolses pildikeeles, ta väljendab,
sest seda ei ole enam. Sest see päev ei ole enam leinamiseks. See päev on ilutsemine. See päev on tema kummardamine. See päev on tema ülendamine. Kus meie südamed tema teo tõttu on kiindunud temasse. Kus meie südamed kuuluvad temale tema armastuse tõttu. Kus mul on antud uus nimi, uus seisund. Ja nii ma vaatlen seda, ma imetlen seda. Ja nüüd kõik see, mis ta on andnud oma pojale, see kõik läheb tagasi tema juurde. Selles kummardamises, selles ülendamises, selles uues laulus, milles meid on kutsutud liikuma. Sellepärast on nii oluline, kui sa tunnetad seda armu, mis taevas on sulle kinkinud, siis uus laul kostub. Uus laul, see on tema laul. Sest kui ette, sind on ühendatud tema enda elu. Sellepärast ma ütlen, et see on nii huvitav, mismoodi me saame rääkida enam patust. Mismoodi me saame enam rääkida mingist kaosest selles uues päevas. Sest see on issanda päev. See on tema au sellel maal, kus tema au täidab seda maal. Ja me ei räägi jälle nähtavast. Me räägime nähtamatust reaalsusest, mis kuulub täna Jumala rahvale, mis kuulub täna kogudusele, mis kuulub täna sellele maale. Sellepärast me võtame vangi need mõtted, millega hinge vaenlane on ebaseaduslikult terroriseerinud, millega me oleme olnud kamitsetud, sest see kõik on olnud seadusest lähtuv mõtteviis. Ja see tuleb ära saata, nii nagu Galaati kiri ütleb, et saada ära kõik see, mis on teenimises sündinud. See tuleb lihtsalt ära saata, sest mina olen täna tema sündinud imeliseks pojaks, imeliseks olendiks. Kogu taevas armastab seda olendit, mille tema on sünnitanud. Nii nagu iga vanem, kui on laps sündinud, siis kogu ema, kogu isa tähelepanu on lapse ümber. Ma vaatan oma pisikest, kõige nooremat lapselast. Ma vaatan, kuidas ema isa piiravad teda. Vahel ma mõtlen eemalt, et kuule, ta võiks ka hetk olla ilma tähelepanuta. Aga ei! Kogu vanemate armastus ja tähelepanu igal sammul, igal liigutusel, igal häälitsusel, mis tuleb, ükskõik kui puudulik see on, ükskõik kui vigane see on. Kui palju enam meie, kes me oleme tema sündinud, oleme liidetud temaga üheks, oleme üks olemises temaga ja me õpime, nii nagu väike laps hakkab ütlema sõnu, aga ema-isa teavad seda, mida ta ütleb. Nad saavad aru, võib-olla võrras ei saa aru. Sama häält hakkavad Jumala pojad sellel maal tegema. Ma olen selles nii veendunud, et see hääl saab vabastatud, see hääl saab kostuma, see hääl saab järjest suurema meelevalla. See saab suurema väe toimimise, selle ära tunnetamise läbi, mis on Kristuse surmas ja ta üles tõusmises kehtestatud igavesest aegadest igavesti. Ja kas sa tahad või ei taha, sa kuulud sinna, sest sina ei otsustanud seda lepingut. Taevas otsustas selle lepingu teha, kui ta asetas kogu inimkonna Kristusesse, kes on saanud sinule tarkuseks, pühitsuseks, lunastuseks, kõigeks täiuseks. Et sellepärast, et ma ütlen, Piibli kirjas oli nii armsasti öeldud, et asetada sind tema palge ette täiuslikkusesse. Sest sina oled täiuslikkuses tema tõttu.
selle lepingu tõttu. See on nii kallis. Ma saan ühest asjast aru, kui ma midagi tunnetan. Ma ei saa lahkuda tema surmast ja ta ülestõusmise väest. See on midagi nii võimast, mida on vaja piirata, sest sealt lähtub üks tunnetus. Sealt lähtub üks hääl, üks arusaamine, midagi üleloomulikku ja see kõik annab ühe väärtuslikkuse. See kõik annab ühe uue nime, mida ei õpeta inimlik tarkus, mida ei õpeta inimlik mõistus. Ja see need asjad ei ole sellest maailmast pärit ja need asjad ei ole sellest inimlikust mõtteviisist pärit. Sellepärast ma lihtsalt armastan taeva puudutust sellele maale. Sest need kaks peavad saama üheks. Maa ja taevas peavad ühinema. Ja nüüd sina oled püha preesterkond ja sind on kutsutud rääkima seda väge selle maa üle, et need kaks ühineks. Ja sellepärast ma olen täna nii veendunud, ükskõik missugune see religioossus ka ei näe välja. Ükskõik kui armetu meie olukord ka väliselt ei oleks. Aga vaata, piilu sellesse saladusse, mis Kristuse üles tõusmises toimus. Siis mis tähendab see väline? Mis tähendavad need välised olukorrad? Kui issand valitseb läbi aegade ja ajastute ja ta kontrollib ja ta igatseb, et Jumala pojad vabastaksid selle meelevalla sellesse sfääri, sest aeg on ellu tõusta, aeg on sellest kõndida, seda rääkida ja see on nii vahva, et see preestri teenistust korraldab ju issand, et sina oled nüüd selleks hääleks. Sina annad neid käsklusi, neid korraldusi, mis iganes troonilt lähtub, seda sa lihtsalt edastad sellele maale. See on nii kallis, ta peab tulema surmast ellu. Tal on aeg härgata, tal on aeg ellu virguda, tal on aeg liikuda. See on nii kallis, et ta on teinud sind kardetavaks imeks. Ta on sind väestanud. Aga ma pean midagi tunnetama sellest väestatud seisundist. Sellepärast see on nii kallis, et usu läbi Jumala väesse, kui sinu elu maha maeti. Sest see lõpetati. Ja nüüd ütleb niimoodi, kes tema üles äratas surnuist. Ja sõna ütleb jälle Rooma 8. Kui selle sama vaim täna on sinu sees, siis ära mured see, mis täna veel koliseb. Sest me oleme vaevanud ennast nii palju kirjatähe teenistusega. Me oleme pikalt olnud surmaametis ja see peab lõppema. Sellel on määratud lõpp ja sellele on kuulutatud, sellele maale on kuulutatud elu ja küllus. Ja see on nii kallis, kui me hakkame seda avastama. Need on nagu väikesed lapsed, kes pääsevad tõelisse vabadusse. Kus sa ühes hetkes naerad, kus sa teises hetkes rõõmust nutad. Sest need on asjad, mida me ei ole sellel maal enne kohanud. Sest nii palju on olnud vangistust, nii palju on olnud ahelaid, nii palju on olnud kõike seda. Aga korraga sa näed, et see sama väe toimimine on selle murdnud. Ja see on igavesti murdnud. Ja see kõik nüüd peab kuulma. Sellepärast on nii hea, et sa lihtsalt räägid sellesse sfääri prohvetliku sõna, mis on Kristuse tunnistus.
sest tal on aeg virguda tema elu toimimisse. Ja nüüd ütleb siin edasi. Ning teid, ning sind, kes olid surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses. Sind on isa koos Kristusega elavaks teinud. Tähendab, see on nii kallis. Siin ei ole küsitud mitte midagi sinu käest. Siin tema on selle teinud. Ja vaadake, inimene on loodud nii, kui ma midagi näen sellest nähtamatust, siis see ei ole nii, et ma ei võta vastu või panen vastu või ei tea mis. Meie elud on tehtud seda embama, seda kallistama, seda armastama. Ainult kui mu silmad seda näevad ja kui mu kõrvad seda kuulevad. See on ükskõik. Me täna kuuleme, mis islamimaailmas sünnib. Sa võid olla, inimene võib olla kõige paadunum, kõige kaugemale läinud kurjuses. Aga kui ta näeb taeva korraldust, seda igavikulist toimimist, mis isa on armastuses korraldanud, siis vaat seda ei saa ära seletada. Inimene paneb vabast tahtest oma pea pakule. Ta ei hooli mitte millegist, mis see talle maksma läheb, sest see armastus on suurem. See armastus on väelisem. Ja kujutad ette, sina kuulud sellesse ellu. Kogu isa armastus on täna sinu poolt, sinu heaks. Mis me oleme ära teinud? Me oleme kõiges inimlikkuses, kui me seda veel mainime, läbi kukkunud. Me oleme osanud kõik kihva keelata. Rooma 7 räägib sellest väga hästi. Tahet on, igatsust on, kui inimene elab. Aga ei ole võimet. Sellepärast ta ütleb nii ilusasti Korintuse kirjas, tema on sind teinud võimeliseks olema uue lepingu sulane. Tema on teinud selle võim. Aga kui palju veel minu meeleala ütleb, et ma pean kuidagi ise ka võimekas olema. Või keegi teine ütleb kuidagi sellisel viisil. Tema on teinud sind võimeliseks olema uue lepingu sulane. Ja seal ta ütleb edasi, see võime ei ole sinust. See on, mul on praegu uus piibel, ma ei oska seda kohta kohe nii kiiresti üles võtta, aga see vist, ma korra kiiresti vaatan, see on vist teise Korintuse, teise Korintuse 3, ma lihtsalt loeksin siin 3:5, ma tulen uuesti pärast Kolossa kirja koha juurde uuesti tagasi. Meie ei ole ju iseendast kõlblikud. Aga mida vaenlane püüab rääkida või meie seadusest lähtuv mõtteviis? No, täiesti risti võike vastu. Vaata, meil midagi õppida. Midagi on vaja, et ma hakkan millegist aru saama. See on hästi huvitav. Meie ei ole ju iseendast kõlblikud. Midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, siin ma räägin nüüd inimlikust tasandist, lihalikust tasandist, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt. Ja see tuleb selle teo tõttu, mida tema korraldas Kristuses. Sellepärast ma nii imetlen, no ma ütlen, see on ikka pöörane olukord, vaata kui üks ilmutus sind tabab, siis see on totter asi, aga kuidas ta ühe hetkega kogu inimkonna tegi võimeliseks. Meie siin tegeleme moraaliga, meie tegeleme mingite möödude, mingite kaalumistega, mingi suutlikkuse, mingi võimekusega, aga siin ta ütleb väga selgelt ja üheselt, tema kõlblikkus, meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut.
noh, see nüüd kõlab huvitavalt. Vanas lepingus oli kõik üles ehitatud sellele, nagu ma alati mainin, et kes seda täidab, elab selle varal. Aga uus leping, siin me ei räägi enam üldse inimlikust alast. Siin on tema elujõud. Siin on tema toimimine, siin on tema elu. Kuidas sa ei ole kõlbulik? See on veel parem. Veel parem. Mis otsas sa ei ole kõlbulik? Kes ütleb sulle, et veel kiiremini, kaugemale, kõrgemale? Mida sa pead veel juurde lisama? Sa ei saa sellele enam midagi juurde lisada. Sest see on lõplikult täiuslik. Ja sellepärast nüüd see väljendus ongi, et teevad see nüüd 6. salm, 5. ja nüüd 6. Kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut ja kõik on kutsutud. Sest nüüd oleks siin tegemist inimlikkusega, siis on probleem. Kuigi isegi surmaametil hukkamõistu teenistusel oli Jumala au. Sest sellel oli oma eesmärk näidata, et inimene ei toimi. Ja sellel oli Jumala au. Aga nüüd, kui palju on see aukirkus selles päevas, issanda päevas meie elude üle, selle maa üle. Ja teate, see maa peab kuulma, et ta on kutsutud oma looja ausse. Sest tal on silmad, tal on kõrvad. Ja sinu hääl annab seda teada. Sellepärast me ei õpeta inimlikult, kuidas kõneleda. Kuidas rääkida. Aga vaata kui ilusasti, uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut. Kirjatähe, nagu Rooma 7:6 ütleb, selles me olime alati kammitsetud. Selles oli alati midagi puudu. Selles oli alati midagi vähe. See on nii imeline sõna. Selles tasandis ma olin alati kammitsetud. Aga nüüd ütleb, mitte kirjatähe. See on vaimuleping. Ja see vaimuleping baseerub selles väes, millega isa äratas Kristuse surnud üles. Ja sa oled seal. Ma saan aru, kui meil on vahel küsimus, aga mul miski asi ei tunnista seda, miski kogemus ei räägi seda. No jah, las ta olla. Aga sa avastad selle saladuse lihtsalt tarkusilmutuse vaim avab seda. Et sa näed, et siin ei ole midagi tegemist minu tunnetega. Jah, ma olen hästi emotsionaalne inimene ja ma tihtipeale palves ka ei tea, kus lendan ja mis on. Tegelikult siin ei ole üldse mitte midagi tegemist minu emotsiooniga. Kuigi ma lasen oma emotsiooni valla. Aga siin on tegemist tema seaduslikkusega. Ja nüüd vahet ei ole, mis on kellegi väeavaldus. Siin on tegemist ühe väga seadusandluse ühe tõsiasjaga, mis tema on kehtestanud sinu ja minu ellu. Seepärast see on nii kallis, et vaimulepingut, sest kirjatäht suretab. Sellepärast me kristlastena tihtipeale paljud alati tunneme ennast kehvasti. Ei ole, tegelikult see on selline asi, et seda ei ole ka alati, ma räägin inimlikult. Alati ka viisakas ja soovituslik alati koguduses kuulutada ja tunnistada. Muidu siis vaadatakse, et sa oled mingi paha laps ja ei võta asja tõsiselt. Aga tegelikult kirjatähe teenistuses olles on alati midagi puudu. Kirjatähe teenistuses on alati üks läbikukkumine, üks puudulikkus. Kogu aeg ma saan aru, et oleks vaja rohkem. Rohkem lugeda, rohkem palvetada, rohkem teha, rohkem teenida, mis iganes. See kunagi ei ole piisav. Aga kujuta ette,
siin on kutsutud vaimulepingusse. Ja see on nii kallis. Isa- Kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Ja tegi juba elavaks. Ja kujuta ette, Tegi juba elavaks. ükskõik, ma veel rõhutan seda. Siin ei ole isegi küsimust, kui palju mul seda surelikkust veel tunnetes ja meeleoludes on. See ei ole üldse küsimus. Sest see vägi on täna minus ja sinus, mis äratas Kristuse surmist üles. Sellest väest piisab. Ja kõik see, mis kohtab seda väge, elab, toimib. Ja seepärast, see on hästi huvitav, see käib jälle nüüd teatud mõtteviisile vastu, et sul ei ole vaja nutta mingite puuduste ja surelikkuse pärast, mis on see elus. See justkui tundub kirjatähe teenistusega vastuolus, sest seal on nagu kogu aeg see surve, me peame nagu kogu aeg sellega tegelema, kogu aeg sellest üritama jagu saada. Aga kui imeline on see päev, see on tema võitlus. Vaata, kui palju Jumal ütles omal ajal Iisraelile, kui te olete Vana Testamenti lugenud, kui Iisrael nuttis ja vaadake, mis oli vahva, mis on ääretult vahva. Ükskõik, mis oli Iisraeli sõda, ükskõik, missugune oli vaenlane, alati vaenlane oli suurem. Vaenlane oli alati võimsam. Ja see oli pilt sellest, et mina oma inimlikuses ei suuda, ei saa sellega hakkama. Vaenlane alati, see on ka Rooma 7. peatükk, et tahan, aga ei suuda. See on nii vahva, vaenlane alati võimsam, aga mis Jumal ütles? Ja see on juba uue lepingu hääl. See ei ole sinu võitlus. See ei ole sinu sõda. See on minu sõda. Mina olen võidelnud ühte võitlust Golgatal. Mina olen midagi sinu heaks korda saatnud. Ja mis on nüüd lihtsalt, seda tuleb avastada, mis toimus, nagu Paulus palub Filippi 3:10, et ma tunnetaksin teda ja ta üles tõusmise väesaladus, sest see on õnnistus. Kuidas küll taevas on pööranud kogu oma palge meie poole. See on imeline ja taevas ei hülga kedagi. Taevas ei põlga kedagi, vaid taevas tahab ennast teatavaks teha. Ja see on Jumala poegadel üks avastus, et ma avastan selle väe toimimist, mis on täna tegev. Aga jah, siin ta ütleb edasi, selle sama mõtte ta ütlebki edasi, aga kui juba kirjatähtedega kivisse uuristatud surmateenistus sündis kirkuses, nii et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse selle kirkuse pärast, mis ometi oli kaduv. Kuidas siis vaimuteenistus ei peaks sündima veelgi suuremas kirkuses, veelgi suuremas aus, kui juba hukkamõistu teenistusel oli kirkus, siis on õigeks mõistu teenistus veel suurem. Vaat sellepärast oligi see saladus sellest, et kõik läbi kukkunud inimesed, Jeesuse päivid, loete evangeeliumist, lähenesid Jeesusele. Millegi pärast nad lähenesid. Nad midagi tunnetasid, nad ei saanud üldse aru, aga nad said midagi aru. Seal on mingi kirkus, seal on mingi au, seal on mingi headus. Midagi, mida mu süda tunnetab. Ja teine laadne tasand. Nurisesid, olid vihased. Otsustasid teda tappa, sest käsk, seadus teeb kurjaks ja toob hukkamõistu ja nad ei saanud aru, kuidas need, kes on kõlbmatud, need, kes elavad lauspatus, nii-öelda meie keeli, istuvad ühes lauas ja tema suust voolab armusõna. See on totaalne lühis. Aga nemad
kujuta ette, need hooratõlnerid, kõlbmatud, olid kordades lähemal issandale, kui need, kes nii-öelda kõik õieti tegid. aga see on mõistuse vastane või see tähendab sõna, kui 2 tegelast lähevad pühakotta palvetama. Esimene palvetab ja ta loetleb siiralt kõik, mis on korda saadetud, kõik, mis on ära tehtud ja tänab. ja ühest küljest loogiline, kui sa selles vaimsuses oled. ja teine ei julge oma silmi üles tõsta ja ütleb, et ole mulle lihtsalt armuline ja lööb rusikaga vastu rindu, mis sümboliseeris täiesti sellist alandumist. ja siis pärast on küsimus, kumb läks õigemaks mõistetuna ära. vaat see on asi, mida inimmõistus ei suuda aru saada. ja sellepärast ta ütleb, kui juba kirjatähe teenistusel, mis oli hukkamõistuamet, oli au, siis see, kes teisena palvetas, ta ei saanud ise aru. Ta ei saanud üldse ise aru, et ta Jumala aus juba liigub. aga issand andis tunnistuse. tema oli ära tunnetanud issandat palju rohkem. Sest ta oli, siin on veel see inimlik tasand, aadamlik tasand. Aga selle päeva ilu on nii võrratu, mida on Kristuse surm ja ülestõusmine nüüd toonud. Selles päevas on meil elu ja on meil küllus. Ja sellepärast on see nii hea. Ma loeksin veel siit mõne mõtte veel. Siin 13. salm, 2. pool, Kolossa 2. Teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud. Vaat siin ei ole üldse, kas sa tahad või ei taha. See on tema tegu. See on tema kingitus sulle. Nii kui sa tunnetad selle armu, sa embad seda. Sa kallistad seda. Sa oled sellega. Ja ta ütleb Efesuse kirjas sama asja korda. Te olite surnud, aga teid on tehtud elavaks. Ja see ei ole hetk. See ei ole siis, kui mul on hea enestunne, kui Jumal mind kasutab. See on igavestest aegadest igavesti. See on lõplik. Kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis oli meie vastu ning selle ta on kõrvaldanud, naelutades risti külge. Ja see ei ole mitte nii, et mis on mööda läinud. See on ka see, mis on mööda läinud. See on olevik täna ja see on tulevik. Mida ma veel alan ennast? Mida ma veel nutan ennast? Mida ma veel kahetsen? See on igavene aus kõndimine. See on suurem kui see väike aju, mis isa on oma pojale kinkinud. Aga ma olen täna nagu avastamas seda kingitust lahti tegemas ja ma imetlen ja tihtipeale meie nagu süda seiskub. Isa, kuidas see on võimalik? Mina olen selline ja selline ja selline inimlikult olnud, aga sina tuleb minu poole. See on tunnetuse küsimus. Ja siis ütleb edasi, Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad ja häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Ja nüüd see meelevaldade küsimus, see on huvitav asi, ma näen seda huvitaval viisil, ma võib-olla ei suuda seda tunnetust edasi anda, kuidas need meelevallad ja valitsused
kasutavad ära veel minu uuendamata meelt. Ja sellepärast nüüd ta hästi palju siin järgnevad salmid, ta ütleb ju nii, et te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo järgi. Ja ärge valetage üksteise suhtes, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Ja ta ütleb veel edasi, kui see sünnib, esile tuleb, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ümber lõigatud ega ümber lõikamatud, umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõikides on Kristus. Vaata, kõik need piirid kaovad, kui ma nüüd tegelikult astun oma meelte uuendamise kaudu sellesse väesse. Aga ma näen nii huvitavalt selgelt ja paljud palvesoovid, paljud hädad, milles kristlased täna kõnnivad, on minu uuendamata meel. Vaenlane saab seaduslikult, kuna ma mõtlen vanal viisil. Vaenlasel on nagu see roheline uks või uks avatud. Mind veel petta, mind veel valetada. Aga teate, ma lihtsalt näen seda omas vaimus ja ma lihtsalt tahan kuulutada, et see aeg on lõppemas. See aeg on läbi. Ja ma lihtsalt tahan kuulutada kõik see vaenlase tegevus, mis on ebaseaduslik, see saab murtud. See saab vangi võetud. Need hikked saavad purustatud, need kindlustused saavad varisema. Sest Jumala pojad avastavad seadusandluse. Nad avastavad tema seaduslikkuse ja nad kõnnivad selles. Ja kõik, mis tõstetakse Kristuse tundmise vastu, saab hävitava löögi. Ja see on tegelikult väga võimas. Et nii kui mu meeltes on koht, kus ma mõtlen vanast inimesest või Aadamast, vaenlane on kohe, vaata, mis oli, mis juhtus. Tal on seaduslik õigus seda ära kasutada. Ja sellepärast on see nii oluline avastada seda seadusandlust, mis ta ristil korraldas. Ja siin ei ole tegemist meie suutlikkuse, meie moraaliga, meie võimekusega. Siin on tegemist ainult ühe teoga, mis on tema korraldus. Ja sellesse on sind kutsutud liikuma. See on nii kallis, see on nii võimas. Ja siin ta veel ütleb, et selle tõttu, et ta nüüd võidutsenud, ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut. Millega iganes. Seda värki on hästi palju, hästi erinevad. Ma ei loetlegi siin kõike seda, mis siin kirjas on. Ja siin ütleb edasi, mis on siis tulevate asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Ärgu võtku sinu võiduandi ükski. See on nii võimas, et sul on selle pärandiga, et sa sündisid tema kuningriiki, see võiduand. Ja seda ärgu võtku ükski. Ja siin ta nüüd ütleb, kes seda tahab inimliku alandlikkuse kaudu, inglite teenimise kaudu, kes selle üle, mis ta on näinud, asjata oma lihalikus mõistuses ootleb. Teine tõlge ütleb, mis ta pole näinud. Või siin ta ütleb, mis ta on näinud. Aga see mõte on väga ühene, et tegelikult see ei ole olnud taevas. See on olnud kas mingi pettus või ikka pettus. Ja sellest lähtuvalt ta ei ole näinud seda vaimset. Ilmutus pole saanud. Et see ei ole nagu Jumala käest. Ja siin ta ütleb, ega hoia kinni peast, kelles kogu ihu on kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste sidemete abil ning kasvab Jumala kasvamist.
kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, mida me oleme. Miks te siis lasete endale teha korraldusi? Ja vaata, nii palju ma nüüd lasen teha korraldusi, kui palju mu meel ei ole uuendatud. See on meelteala on üks hästi huvitav tasand, et nii kui tõesõna ilmutus tuleb, nii kohe mu meel on uuendatud. Nii kohe, kas ma tahan või ei taha, ükskõik mis on, ma olen kohe väestatud seisundis. See kõik toimib iseeneslikult, et mu inimlik vaev, sinu inimlik vaev ei lisa mitte midagi juurde, sest see on tema enda elu toimimine sinu elus. Kuulutada selle ajastu lõppu ja uue algust. Jumala poegade väestatud seisundid. Ja mu südames on veel üks huvitav asi, seda ei saa, sa ei saa kõik asju niimoodi inimlikult välja tuua, aga ma tohutult tahan õnnistada täna Jumala rahvast. Mul ei ole kunagi see nii mu vaimus olnud. Ükskõik, mis tasandil nad ka täna ei oleks. Ükskõik, kui palju nad täna ka ei oleks valgustatud. Aga lihtsalt ma tajun seda, kuidas Jumala laste ellu on vaja rääkida taevast. On vaja rääkida tõelisust. Ja nad lihtsalt saavad seda kuulama, kui me vabastame selle prohvetliku hääle sellesse atmosfääri. Siis on see kindel, see jõuab neile. See jõuab neile kohale, ükskõik mis viisil. Sest me ei pea, kui Jumal otse viib sind kellegi juurde rääkima, see on teine teema. Aga meid on kutsutud vabastama seda pasuna häält sellesse atmosfääri. Ja see saadab midagi korda, et nad virguvad üles, nad tõusevad ellu. Ja sellepärast võib-olla lihtsalt võtame natukene aega lihtsalt lihtsalt vaimus olla, vabalt olla. Ega me ei pea siin mingit palvet tegema, aga me oleme tema troonisaalis. Ja isa me lihtsalt, eelkõige isa me lihtsalt tahame eelkõige öelda, et sinu armastus on suurem kui meie inimlik arusaamine. Isa, me teame, et me oleme täna piiratud. Ja see, mis kohale tulnud on nii pisku. Aga isa, me teame, sul on palju rääkida. Sul on palju avada. Sest selles päevas peavad kõik katted minema. Selles päevas peab avanema täies möödus see saladus, mis on kinni hoitud endiste põlvede ees. Aga selles päevas, Issand, sa oled selle lahti teinud. Seepärast mul alati meeldib see väljendus, kuna te nüüd olete ühes Kristusega surnust üles tõusnud, siis tuleb oma pilk pöörata sellesse, kus on meie tõeline päritolu, kus me tõeliselt pärineme. Nii et see on ja mõelda sellele, mis on üleval, vaadelda seda, emmata seda, kus Kristus on istumas oma isa paremal käel. Ja siin ta ütleb väga ilusasti, sest teie olete surnud ja teie elu on varju ühes Kristusega Jumalas. See on nii hea, et siin ei ole mitte midagi meie pingutusest, meie tegenusest. Lihtsalt see on see, kus ta lihtsalt teeb oma kingitust lahti. Ja me lihtsalt lastena olen võib-olla teinekord oma emotsioonides liialt. Lihtsalt imetleme, sest meid on ikkagi kutsutud. Vaata, Paulus ütleb ka, et olge rõõmsad. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Et see on Jumala laste osa selles rõõmus, rahus, õigsuses liikuda. Ja ma ütlen veel kord, ma olen šokis natuke, ma nägin seda.
kõige viletsam, kõige läbikukkunum, kellele antakse jalaga, keda võib-olla pannakse kiriku paragrahvide alla. Ja kujuta ette, selline mees võib kõndida Jumala päästatud seisundis. Aga vaata, see ei allu mõistusele. Ainult sel juhul, kui ta ei vaata kolisevale ja logisevale asjale, vaatab tema. See ei ole küsimus, mis logiseb või mis koliseb. See on tõesti hämmastav. Ma saan aru, et see toob natuke lööke ja arusaamatust ja segadust, aga ma ei hooli sellest. Mind ei huvita see. Sest see, mis issand on teinud, see on nii kallis. Mis tähendavad siin inimeste arvamused, mis tähendavad siin igasugust religioosset rünnakut. See ei määra midagi. Sest määrab ainult see, mis on tema tegu. Nii et kiitus issandale, nii et olge jätkuvalt siis issandas õnnistatud, nagu te olete õnnistatud. Et me nagu kogu aeg avastame seda seisundit. Nii et ära kunagi lase oma pead norgu ja ära kunagi kanna ennast maha, sest no ei ole ühtegi põhjust.